tere hommikust ja tere tulemast tagasi mu YouTube'i kanalile. Long time no see, aga vana hea. Midagi on tulemas põnevat, seega teen väikse vlogi. Esiteks kell on kuskil 10:30 hommikul ja ma saan Rotermannis kokku Kaisaga. Ja ma varsti võib-olla räägin täpsemalt, miks ma temaga kokku saan, aga ma olen väga põnevil. Teeme väikse brunchi, a.k.a. minul siis hommikusöök, sest ma ei söönud hommikul. Ärkasin mingi tundi aega tagasi. Nii et jah, let's go! Brunchil on käidud. Väga tore oli. Saime jutustada. Igatahes Kaisa siis tuleb meile pulma sisuloojaks. Ja nii tore, et see on tema nagu esimene kord meie pulmas seda katsetada. Ja ma arvan, et ta sobib väga hästi sellisele ametile. Ja mingeid asju siis arutasime, et kuidas see kõik hakkab välja nägema. Mingeid asju veel täpsustame üle, aga ja, ma olen väga põnevil selles osas. Aga nüüd ma tulin Ülemistesse, saan Empsiga kokku siin ja jah. Kell on ootamatult mingi 5:30 saanud ja ma sain vahepeal emaga Ülemistes kokku. Tegime väikse kohvi ja jutustasime niisama ja käisime mõnes poes ja siis tulin koju, tegelesin natukene pulmaasjadega. Reaalselt ma niisugune tunne, et iga päev ma teen midagi selle jaoks. Me panime paika siis, millal ma lähen proovin meiki ja sangusse ja siis mis. Ja nüüd meil on Flickruga selline hooaja istumine. Muidugi väga paljud nüüd järjest kirjutavad, et nad ei saa tulla, aga vähemalt ikkagi enamus on kohal, mis on nagu tore. Aga nüüd ma sõidan sinna, ma tellisin nendele pitsasid ja loodame, et leiame seal Russolka juures mingi mõnusa koha. Pepu, põlved, varbad, pea, tops. Kuule suht palju meeles ju. Ei. Nii, Flickiga istumine oli väga tore. Tegime igasuguseid mingeid tegevusi seal ja järsku sai kell nii palju, et me nüüd natukene hilineme võib-olla. Ei hiline. Lebo, ei hiline. Lähme padelit mängima. Ehk siis minu selle aasta teine mäng. Aitab küll. Ei, no mul muidu stabiilselt umbes 2 mängu ongi aastas, et siis täna tuleb see viimane selle aasta mäng. Ei tule. Tahaks veel ikka. Et ma olen väga elevil selle üle. Võidame. Muidugi. Ma vaatasin, et see on veel competitive match ka. No muidugi, et oleks motivatsiooni mängida. Okei. Muidu läheb liiga leboks. Siis ikka paneb jooksma nende pallidele järgi. Nii et let's go.
on laupäev ja ma hommikul ärkasin, mõtlesin, et teen natukene meie pulmade jaoks mingit disaine valmis. Nad olid mul enam-vähem valmis, aga et saaks siis ära kinnitatud kõik asjad, mis meil vaja sinna kinnitada on. Ja siis, kuna mul sai jumestuskreem otsa, siis mul oleks vaja seda osta. Viin ühe Vintedi paki ära ja kas mul on veel midagi vaja? Vist ei ole. Seega jah, ma lähen käin kuskil siin seal Lasnamäe tsentrumis, ma arvan. Ja siis on mul õhtul üks tantsiesinemine Keilas. Seal toimub Nublikum ja siis meil tuleb seal samasugune set, nagu meil oli Beach Grindil. Ja siis õhtul, või öösel on meil uue show Mariti ja Siimuga Protos. Seal toimub mingi suur Mind Valley üritus. Seega tuleb niisugune esinemiste rohke päev täna, mis on ülitore. Ja nii et läheme poodi. Mul on niisugune tunne, et prillid on veits viltu või mu kulmud on viltu või? I have no idea. Ühesõnaga, lähme. Ma olen nii kaua edasi lükanud mingisuguse normaalse selle telefoni korpuse ostmisega, seega ostsin sellise väga ilus. Ma panen selle kohe endale külge. So pretty! Siit on näha väga nunnu. Mulle meeldib match mu küüntega, aga lambis siin Lasnamäe tsentrumis oli mingi mega suur ehitus. Seega Smart Posti ma ligi ei pääsenud, seega ma lähen kuskil kodupoodi siis paki ära ja lähen tagasi koju. Kell on vahepeal 5 saanud, issa ma näen nagu full paljas välja, mul on pluss seljas. Ma tegin endale väikese, või mitte väikese, suht korraliku söögi, sest ma tundsin ma järsku mega näljane. Ja siis mõtlesin, et ma joon väikse nokoga. Sünnipäevaks mul on nii palju tõid nokot, see oli nii tore mingi. Te teate, mis mulle meeldib. Igatahes joon seda ka, sest ma tundsin, et ma olen esiteks näljane, pluss ma tundsin, et ma olen järsku nii väsinud, sest ma monteerisin mingi, ma ei tea, 1,5 tundi järjest äkki vlogi ja siis ma tundsin, kuidas ma lihtsalt nagu vajun niimoodi, sest taas oli nagu kardinad ka ees, ehk siis suht pimedaks järsku läks ja üldse nagu see suht väsitab selline tegevus. Nii et ma teen söögi ja mõtlen, et kell on 5, 6, 7, mul on kuskil 2,5 tundi enne, kui ma peaksin startima hakkama kodust. Seega ma arvan, et ma kuskil tund aega veel prooviks peale sööki monteerida, siis ma teen ennast valmis. Ja ideaalis ma tahaksin jõuda veel enne starti käia ka läbi Viru keskuses, sest et mul sai mu näopuhastuskeel otsa. Ja mul on tunne, et ma ostsin nagu katsetamiseks lihtsalt Kielsi, ma ei tea, vist hääldatakse niimoodi, seda näopuhastuskeeli ja mulle väga meeldib, milline mu nahk on selline fresh, nii et ei ole mingeid nagu situatsioone ka tekkinud sellest, et muidu ma olin kunagi kogu aeg image, skincare'i nagu toodete peal, aga need on lihtsalt nii kallid. Seega ma mõtlesin, et ma proovin ikkagi mingeid natukene odavamaid variante, sest et nende toodete peale mingi 80 eurot näopuhastuskeel, no ma ei tahaks nii palju maksta. Seega, kui see töötab ja mingid probleeme mul ei tekita ja on kõik hästi, siis ma tahaks sellega jätkata. Võt. Ja ma tegelikult täna broneerisin endale igasuguseid protseduure või nagu, protseduure, igasuguseid iluprotseduure ka, et ma üritasin suve jooksul nagu vaadata, et kuidas ma saan ajastada niimoodi, et ma saan vahetult enne pulmi kõik oma asjad nagu tehtud. Et ma paningi nüüd endale maniküüri aja, pediküüri aja, siis ma lähen ülejärgmine nädal. Ma sain sünnipäevaks ka mingid igasuguseid massaaži asju, mis on nii tore ja kõigil oli mingi, et äkki tahad enne pulma natukene lõõgastuda. Et ma lähen ühte pea, õla, selja, näo massaaži, siis
homme me läheme Laulasmaa spaasse puhkama. Meil on homme ka aastapäev. Kusjuures me aastapäevaks, meil mõlemad olime mingi, et nagu, mida me kingi üksteisele, et me oleme 8 aastat igasugust erinevaid kingitusi teinud ja Roomali ka mingi, ma olen juba ringiga tagasi nende asjade juurest, et kinkis mulle sünnipäevaks AirPodsid ja kunagi aastaid tagasi, ma arvan, see võiski olla juba mingi 7 aastat tagasi, ta kinkis ka mulle AirPodsid, aga need olid juba täiesti läbi omadega niimoodi, et kui ma panin nad kõrva, sain nüüd natukene aega kasutada neid, kuniks üks lihtsalt ära suri. Ühesõnaga, et see oli nii tore kingitus ka, et ma otseselt nagu, ma ei tundnud, et ma hullult vajan neid, aga tegelikult nüüd ma saan aru, et ma ikkagi vajasin neid ja ma nüüd mitu päeva järjest olen neid kannud ja kasutanud ja nii mugavad. Ühesõnaga, miks ma hakkasin üldse sellest rääkima on see, et ma pakkusin välja Roomale, et kuna me mõlemad olime veits kimpus sellega, et mida kinkida, ma pakkusin välja, et me võiksime lõpuks osta meile kohvimassina, et teeme lihtsalt 2 peale sükse ühiskingituse, mida me mõlemad tahame, mida me mõlemad hakkaksime kasutama, mis on meile koju. Seega me tellisime endale kohvimasina lõpuks ära. Ma eelistasin sellist, kus saaks piima vahustada ja oleks nagu siuke käpakohv, et ei oleks nagu täisautomaatne. Pluss see, mis me ostsime nüüd ära mingi aeg, ma ei tea, see võis olla reaalselt pool aastat tagasi. Instagramis küsisin ka, et mingi, kas keegi oskab soovitada mingeid kohvimasinaid ja väga mitmed soovitasid seda kohvimasinat, eks ma siis varsti näitan, kui see on kohale jõudnud, et see on hea siuke kompaktne, see on käpakohvimasin, ma saan piima vahustada ja nagu kõik asjad on olemas, nii et ma olen nii excited, et saab lõpuks head kvaliteetset kohvi teha niimoodi, et ma saan nagu seda masina experience'i ka, sest et see on nii tore nagu siukene, ma kujutan ette vähemalt, et siukene väikene hommikurituaal, et sa paned selle sealt masinast jooksma ja nagu ma olen nii excited. Ma olen saanud ennast valmis, üsna tugev ja tume meik tuli. Ma kasutan mingit uut kulmuvärvi, kulmupliiatsi moodi asja, mis näeb otsast veits välja nagu mingisugune, ma ei tea, see nagu kriit. Ma ei tea, kas ma seletan seda õigesti, aga muidu kui ma olen harjunud, et on siukene nagu pisikene ka kriidi moodi otsakene, siis selle suurem, aga mul tulid kuidagi nagu eriti tumedad, aga ma arvan, et lava peal on okei. Ja kuna mul on pärast Nancy't veel UV-show ka, ma pidin nii palju asja kaasa võtma. Ma võtsin reaalselt 2 eraldi kotti, ühe käekoti nagu Nancy asjade jaoks ja suur seljakoti UV asjade jaoks, sest et sinna mul on veel vaja võtta mingi auruti ja ma võtsin igaks juhuks kaasa nii sirgendaja kui ka lokitangid, sest ma ei tea, mis soengu me teeme seal. Võtsin igaks juhuks nagu kõik variandid kaasa. Seega väga palju asju tuli. Aga nüüd ma sõidan Tondi poole, sest et Helis, kellega me koos täna tantsime, võtab mind sealt peale, sest me läheme täna Keilasse ise. Seega, jah, exciting! Õnneks õues enam ei saja, enne oli vihm, seega ma olin mingi jäiks, meil on sealt full õue esinemine ja see Keila laululava on nagu üsna avatud. Ma ei tea, kas seal on mingit otsest nagu seda katust pea kohal, nii et vihm oleks veits nagu jama. Seega, jah, loodame, et ei hakka üldse sadama enam. Juhu! Keilast tagasi. Mul juhtus veits nõme olukord seal selliselt, et me teadsime teistsugust laulude järjekorda ja meil pidi olema niimoodi, et 2 viimast laulu, mis me teeme, on sellises järjestuses, et kõigepealt on keegi teine ja siis on pilgud ja nooled. Aga siis järsku, kui me läksime lavale, hakkas juba pilgud ja nooled ja ma olin just vahetult enne öelnud Ann-Marlenile, kes tuli selleks pilgud ja nooled ajaks ka meiega lavale. Ma olin mingi, et meil on 1 laul veel, et me ei lähe kohe lavale.
ja siis, või noh, tema siis ei tule lavale. Siis ma kuulsin, et ta ütles seal tehnikutele, et ta kohe läheb lavale. Aga siis tuli välja, et ikkagi oli teistsugune järjestus, ehk siis ta ikkagi pidi lavale tulema, noh õnneks poole laulu pealt. Aga mul oli nagu nii nõme tunne, sest et nagu me tõesti arvasime, et see ühislaul tuleb nagu meil viimasena, aga ei tulnud. Seega jah, niisugune nagu tobe olukord. Nii tore, et mu üks õpilane kirjutas mulle, saatis endast pildi, kuidas tal olid pisarad silmis, siis tuli mingi oh my god, et ma mingi nutsin, sest my mama was on the stage. Ja see oli nii armas temast. Aga ma nüüd lähen võtan miskit süüa ja juua, sest et ma tunnen järsku mega suurt nälga. Ja ma arvan, et ma võtan mingi kohvi või midagi sellist ka, et mul oleks veits energy up, sest et mul on suht väsimus peal. Ka vä? Joo. Siia. Yeah. Wow. My name is Borat. Oh, my name is Borat. No nie, no. reaalselt ma tiibun. Mul vist ei ole, noh natukene. Oh my god, insane. No nii, tänased esinemised on tehtud ja kui ma eelmises klipis olin nii läbi, siis see oli sellepärast, et mul lihtsalt ei olnud õhku enam mida hingata. Ja mul oli reaalselt siuke tunne, et ma andsin sellele esinemisele mingi 200%, sest see energia, mis seal oli nagu rahvast ja siis need trummid ja nagu see kõik oli kuidagi nii korraga ja koos, et see andis nii palju jõudu ja energiat, ehk siis ma andsin nagu veel rohkem, ma arvan, kui tavaliselt. Ja kuna seal oli väga soe ja ilmselgelt oli see puhur, mis oli minu pool, see ei olnud minu poole, ehk siis üsnagi intensiivne ja raske oli see, aga nii lahe, ma olen nii õnnelik, et see nii nagu hästi välja tuli ja korraldaja tuli ka saatma sinna videosid, kus juures see oli üks mu tuttav ja teine tuttav veel, kes korraldustiimis oli, siis ütles ka, et nii nice, et nii sünkros oli ja see oli ka nii hea kuulda, et meil lahe asi tegelikult ikkagi on, mis me teeme. Aga nüüd ma võtan selle meigi maha ja homme meid ootab ees üks mõnus spa-puhkus Laulasmaal. Meil on, no tegelikult kella järgi juba täna, meil on Roomaga 8. aastapäev ja siis me läheme puhkama, meil on seal spa, jääme ööseks, meil on esmaspäeva hommikul ka massaažid kirja pandud
ja ma arvan, et tuleb väga mõnus. Vot. Aga ma arvan, et Rooma jõuab ka kuskil poole tunni pärast äkki koju. Ta läks Võsuranna festile Tommy Cashi filmima. Seega siis saame ka 11 õnnitleda selle puhul, et me oleme juba 8 aastat koos olnud. See on nii crazy, et ma ei tea, see aeg ei tundu üldse nii pikk. Kuigi samas teistpidi see jällegi on loogiline, sest me oleme nii palju asju teinud koos ja kogenud koos ja ma ei tea, reisidel käinud ja erinevates kohtades elanud ja what not reaalselt, et nii lahe, et ta mul olemas on ja mul on väga vedanud. Ja vot, siuksed lood. Nii et näeme juba homme siis. Tšau! Meil on täna aastapäev. Palju õnne aastapäevaks? Seal on mu kiisukass. Seal on mu kiisukass. Aga me lähme praegu T1 Sportlandi outletti. Rooma ütles, et seal on palju ägedad asju. Äkki leiame sealt midagi? Hidden gem, ma ütleks. Siis me lähme diski mängima ja siis me lähme laulusma spaasse. Spaasse. Aga juusi. Juusaali. Aga seal on normaalne juusaal või seal on vana hea, et 2 hantlit ja 1 jooksulint ja see on see juusaal nii-öelda seal. Vot seda peab vaatama üle, kuidas see välja näeb seal. No aga midagi ikka saab teha. Tõesti täiega ilusat värvi. Aga need olid liiga suured, jah? Ei, nad olid ideaalsed, lihtsalt ma ei olnud kindel, kas ma tahan L. XL. Ei, see on M minu arus. Ja näe M, vot need M-id. Ja siis vaata. Kui ilusad! Ma räägin, kui ma sisenesin siia, siis nägin mingid siuksed variant, ma olen mingi what? Et sportlandis küll siukest asju ei ole. No see on meeste osakond, ma kardan. No naiste osakonnas siin küll ei ole üldse midagi nii ägedat, aga leidsin siukse asja. This looks cute. Fresh look. B-boy sesh ei tule rohkem. Oli juba ära, hiljaks jäid. Me oleme jõudnud nüüd Paldiski discgolfi rajale. See on midagi super hooldamata see kogu asi. Aga let's go! Rooma, mis su... Näitab, et kusjuures kunagi siin oli vist 18 korvi ja 14 korvi oli vahepeal. Mis su prediction on, et mis su skoor tuleb siin? -9. Ja mis sa arvad, mis mul tuleb? 0, no one. Vaatame seda asja. Väga close. Aitäh selle discgolfi diala eest. Siis saab lüket teha ja. Kui sul šašlõkk kaasas saad, selleks pausi teha. Saad kohe süüa teha endale. Näita ette siis. Kas seda üldse saab korviks nimetada? See on juba osa loodusest. Jaa. Paldiskist. Vaatame, kas õnnestub. Vaatame, kas õnnestub. Jääb nagu põõsa sisse niimoodi kinni, kas see läheb arvesse. No, kui juhtub, siis otsustame selle üle. No see põõsas... Süü! Nii see lõpuskoor jäi siis. No nii, sitane Paldiski discgolfipark, 9 korvi hooldamata. Teine koht, Leaderpooli ainukene naine. Grit. Tulemusega 1 üle parri, 2 birdiga. Järjest back to back. Let's go! Ja mul jäi -3. Tubli! No -9 ei saanud ikkagi. No kuradi rada on nii hooldamata ja osasid fairway'st ei eksisteeri ja korvi asemel on vahepeal põõsas lihtsalt seega. No see oli väga tubli töö ikkagi. Ma arvan, -3 on aktsepteeritav seekord. Jah. +1, mis on ka väga hea.
mis asi see oli, mis sa ütlesid, et ma oleks praegu saanud, kui ma oleks ühe turkey. Kalkuni. 3 birdie järjest, aga ei saanud. See on hoopis puugari selle asemel. No tasakaaluks. Kas me nüüd lähme ka spaasse? No või mis kell on? Jah, me vist ei jõua juuksi teha. No äkki jõuame kiire juuksipõksu teha ja siis... No sõltub sellest, kas restoranis võib nagu kella 10 sinna tellida alles. Eks neid. Uurime üle. See oligi see lavapute esimene. Ruumid olid siin ja seda maalisime ja me täpselt mahtusime. Ei, me esindasime seal. See oli väga vibe, sest see oli mingi eraüritus ja kõigile väga meeldis. No väga nunnu on siin. Beach house. Saikniga. Saik mulle ka. Oi. See on väga cute on siin. Jaa. Väga moderne kahtel vaatsa. Väga abstraktne kunst. Ja number 15. 15. See on meie. Mõtle, kui oleks olnud 19. No väga nunnu. Kuule väga nunnu. Siukse vaatega. Vaata, kui nunnu see Smegi veekam seal on. Spaasse, mis on Eestimaa parim spa. Rakvere spa. See oli korraks nagu... See on nii OG meem, ma pidin korraks meelde tuletama, mis see oligi. Head aastapäeva sulle. Juba 8. Sa oled ilus ma. Jan. Aitäh. Aha, suur tänu. Yummy. Aga sul oli veel ju mingi kana maksa pasteet. See lõhnab nagu pasteet. Oo jamman. Paneme seda sibulat siia veits peale ka. Palun. Aitäh. Väga maitsev. Oo, nii tore. Nii Gritu, siin on väiksed siuksed rõngakesed ja ma challenge'in sind, et sa pead parema jala peal tegema selle raja lõpuni välja ja kui sa jõuad sinna, sa pead tegema väikse 360 ja siis maanduma üle selle viimase joone, mis siin on ja seda ma jälgin rangelt. Okay. Nii, parema jala peal. Jah. No, Peaaegu. Ideaalne. Mulle sobib see sooritus. Aga sina? 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 Mida ma pean tegema? Sa teed sama asja? No, näita siia. Ja läks. Oota, ma alles püüan tasakaalu. Jou. Ideaalne. On näha, et sa oled parkuuri teinud. Aga? Hommikust.
meil oli nii magus ja mõnus uni, aga nüüd hommikul sööma ja siis massaaži. Booked our flights. Let's go see a show in Mexico, yeah. Laugh and dance all night. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me. Breakfast here and dinner there, we flow with the breeze. Ma ei tea, kas ma rääkisin sellest, et ma sain lambist mingi aeg kõne, et ma võitsin Rimi mingi grillsuvi kampaania raames Heavenly neid jooke ja nüüd ma sain selle kasti kätte, nii et juhu! Oleme Laulasmaalt tagasi, Heavenlytel on järgi käidud ja ikka nii mõnus spa-trip oli sinna. Ma olen ühe korra seal Laulasmaa spaas veel ööbinud niimoodi. See oli paar aastat tagasi, ma arvan nüüd, kui me sõbrannadega käisime. Aga siis me ei ööbinud seal rannamajas, vaid me ööbisime seal tavahotelli majas. Ja nagu see rannamaja oli nii mõnna, sest et see kuidagi see disain oli väga mõnus ja siuke nagu hubane. Ja no näiteks Rooma ei olnud üldse käinud ja ta oli ka täiega impressed sellest, et see seal nii ilus oli ja seal oli lihtsalt nii rahulik ja ei olnud üldse tunnet, nagu oleks kuskil Eestis, vaid oleks nagu kuskil mingis, ma ei tea, välismaa kuulortis, kus kõik on nagu siuke mega idülliline ja me mängisime õhtul veel pingsi ja siis läksime tuppa ja kokteilitasime seal ja nagu rääkisime juttu ja nagu nii mõnus ja nii vajalik. Siukene väike getaway ja see massaaž oli ka nii mõnus reaalselt. Aga ma olen veits väsinud sellepärast, et me saime suht hilja magama ja meil oli äratus juba kell 8:45 ja ma ei ärka eriti suvisel ajal. No tegelikult üldse ma ei ärka nii varakult mitte kunagi. Seega praegu annab tunda, et I'm a bit tired, et tegelikult oleks natukene nagu puhkust vaja. Aga meil on täna õhtul tulemas veel ühe suure UV-show proov. Hakkame vaikselt ettevalmistustega pihta. Aga kuna meil ei ole kodus mitte midagi süüa, siis ma praegu tulin hoopis poodi. Teeme väikse shoppingu. Ja jah. Ma sain kätte oma Bold Capi. Kohe proovime ära siis. Oh my god. Juna. Oota, mis see on? Tule siia, Luna. Okei, I guess see läheb siis pähe. No nii. Oh my god, see on nii veider ju. See on nii hele ka. Mis worldwide? Dale. Kell saab kohe 6, issand. Viskusega juuksed on nüüd naljakaks läinud. Hakkab proov. Ma olen nii ammu free flows käinud, et lausa veider.
tehtud, ma olen tegelikult tükk aega juba kodus olnud. Ma proovisin ülehomse Pitbulli kontserdi outfiti endale selga. Me lähme homme siis Riika ja siis ööbime seal. Täna on esmaspäev, teisipäeval, kolmapäeval on kontsert ja neljapäeval tuleme tagasi. Ja see oli nii naljakas, reaalselt ma olin mingi täiega vaipisin seda. Mr. Worldwide, vabandust. Talle. Ja siis veel mõtlesin, et teeme, et taas kui me kuskil kontserditel või festivalidel käime, siis me alati mingi hullult dress up ime ja meil läheb ülikaua, no mitte ülikaua, ikkagi kaua aega, et ennast valmis panna, mingi make teha, soeng teha, siis seekord me põhimõtteliselt ei pea mitte midagi tegema ja see on nagu nii lahe. Aga nüüd ma arvan, et väikene Netflix, väike Ben & Jerry jäätis, mis mind ootab külmkapis ja siis tuttu.